läbi telefoni, ma loodan, et on näha. Jaa. Ja kui ma joonistama hakkasin, siis ma olin täiesti peatunud, tornaado, mis asja, kuidas. Vastus tuli, et pärast töö lõppu, et kuidas see pilt peegeldab mu enesust. Ma sain kohe aru, tadaa! Sest ma alustasin joonistamisega ka niimoodi, et kesked mingid ringid siia ja mõtlesin, milline ta välja näeb. Jõudsin siia allapoole, siis hakkas nagu mingid jooned tulema, siis tekkis usaldus. Ja siis see tornaado tõusis taevasse ja siis ma mõtlesin, et huvitav, kuhu ta omadega siis nüüd läheb. Ja siis ta maandus uuesti tagasi. Mõtlesin, et no okei, no las ta siis maandus. Kuidagi jälgisin protsessi, vaatasin, kuidagi imelikul ja kui see vahet pole, ma ei mõtle selle peale. Algul oli ta sinine, millegi pärast meeldi sinine, siis ma küsisin, et mis ta sinine peab olema. Ei meelde, kuskilt hallist räägiti, tegin halli ka. Ja samal kui ma joonistasin, ma sain aru, et siin sees on mingid asjad, mis... No see on nagu mingi selline kohviveski, mis purustab, jahvatab selle kräpi, mis minuga on, minust toimub. Ja see oli huvitav, et see maandus, ma päris sellest nagu, nojah, seda võib ka nii võeta, et jahvatan ära selle jama ja siis maandun, aga enne seda, kui ta päris maandus, siis mulle tulid linnud. Ma tuli seda, ma ei oska joonistada, no siis tuli üks mingi väike lind ja siis teine lind tuli ka natukene, aga kolmas tuli ju päris äge ja kui sellest tuli lind ja siis mul tuli 2 seda sümbolit, et tornaado on ju nagu puhastav, uuendav ja tulilind samamoodi. Aga kuhu siis varjuda? Mõtlesin, et tornaado ja mets, aga anyway, joonistasin roheline, see kõlab rohkem nagu muru, aga vahet pole. No rõõmus mets on ka roheline. Kollaseks sai rand, mõtlesin, et kui ta tuleb, aga anyway, rannas on ikkagi hea olla, tulgu mis tuleb. Ja need tähed, mul on kuidagi nagu see, et see tornaado võib olla igal ajal nii päeval kui öösel ja kui ma natuke varem lõpetasin joonistamise, ma hakkasin endale ka midagi kirjutama, et mis tornaado minu jaoks on, et muutused, et kõik segamini ja siis sai aeg otsa. Aga kui oli ülesanne küsimustele, siis oli minus see, et sisemine protsess ja see oli kummaline, et kirjutasin niimoodi, et toimub alati, tahad või mitte. Ja ma kahtlesin viimase 3 sõna kirjutamisel, aga need tahtsid tulla. Et protsess toimub alati, tahad või mitte. Ja mul tekkis see küsimärk, aga ma mõtlesin, et okei, kui käsi tahtis selle kirjutada, siis siin on midagi minu jaoks. Ja mis minu jaoks oli see õppimise koht, siis just see, et usalda protsessi nii nagu täna, nii ka igapäevaselt alistu, mis ei tähenda allaandmist. Aga alistu, et lase luba muutustel oma ellu rulluda, pole vaja vastu neile sõdida. Et alistuda muutustele, aga mitte, et käed üles ja et annad nii oma väe ära, aga kui sa alistud, siis sa kohandud nende uute olukordade ja protsessidega, õpid nendega elama. Ma olen olnud ka kogu aeg sõdija, kõigest igast poolt jõuga läbi ja kui saab, aga ühel hetkel vaatad, et no kõike ei saa teada. Et tuleb lihtsalt teha nii, et okei. Ja mul on tunne, et tornaado vist maandus ka selle pärast, et see minu tuline, kes muidu läheb, ma ei tea, igalt poolt läbi. Nüüd lihtsalt, okei, maandan ennast ja vahet pole, et ma olen tornaadoga. Kuidagi mingi sükene ja värve, ma imestasin, et tuli nii värviline, kuigi tornaado minu jaoks seda, ka mingite jamade purustamist, aga ma ei tea, ta muud materjali ja siis värviline. Vaatamata sellele ikkagi elu on värviline.